mis siis päriselt on, kui mitte kumbki neist ei ole? Et on võimalik, et on Backmani mudel. Nüüd Backmani mudel on see, mis mina arvan, et reaalselt ongi. Backmani mudel on siuke, et on lihtsalt maakaart, mis maa-ilmakaart, samasugune nagu on geograafia klassis seina peal, siuke nagu ristkülik. Ja siis ongi, et päike tuleb siit ühest äärest liigub teise ja nii pea, kui ta siia jõuab, tuleb uuesti siit uue ringiga. Ehk siis nagu siin otsades on portaalid. Nagu siis mängus või? Jaa, just nagu mäng, eks ju. Jah. Tere tulemast kuulama Ajuvabaduse podcasti 8. episoodi. Täna on meil külas üks Eesti kõige värvikamaid inimesi. Ta on rajanud portaali nimega Telegram, samuti ööklubi Naelirjõen üks omanikest, samuti ta on teinud 2 filmi, Rutsi reis ja ulmefilm ka. Aga Eesti rahvas teab teda, ütleme, ma arvan kõige enam just tema vandenõuteooria ideede poolest. Täna on meil külas Hando Tõnumaa. Tšau, Hando! Tere! Kuule, väga võimas sissejuhatus. No peab olema, selles mõttes saad siuke kuju käegele, peab natukene tegema siukest. Jah, ma ei teagi, kuidas reageerida sellele. Ma ise pean ennast tegelikult skeptikuks. Skeptikuks? Ma isegi arvan, et ma olen Eesti esiskeptik. Esiskeptik? Kes teine skeptik on? Seal on üks tüüp, kes on teinud saidi skeptik.ee, aga ta tegelikult ei ole skeptik. Mis see tähendab siis? No selles tema on nagu skeptik kõige selle suhtes, mis on mainstreami vastane. Aha. Ehk siis kui näiteks mainstream ütleb, et vaktsiinid on head ja ütleme siis teine teooria ütleb, et vaktsiinid on halvad, siis tema on automaatselt selle poolt, et need on head, sellepärast et teaduses Wikipedias on niimoodi kirjas näiteks, eks ju. Aga nüüd minu erinevus on nüüd selles, et ma üldjuhul ei usu ka seda vandenõuteooriat, vaid seal on tavaliselt peidus ka mingisugune 3. teooria. Ehk siis nagu väga ehe näide nüüd see pilt, mis sul siin ees on, eks ju. Et vaata, sa küsid, kumb on õige, eks ju. Jah, kumb on õige. Ma arvan, et kumbki ei ole õige. Mitte kumbki ei ole õige. Aga siiski ma arvan, et ma olen lame. However, see vasakpoolne see asi on vale. See kaart on nagu vale selle. Ja, et siuke see pizzaplate kindlasti ei ole reaalsus. Miks, kus see üldse tundnud on, oskad sa tead, kust siuke mudel välja siis kujunes? See on pärit 19. sajandi lõpus hakkas tulema hästi palju Flat Earth raamatuid ja seal on siuke kaart esimest korda minu teada nagu välja toodud. Aga siis samasugune kujund on ÜRO vapi peal või embleem, eks ju. Jah, seda ma tean. Ja, ning see lameda maa mudel on siis hästi populaarne, mida igal pool levitatakse, aga see kindlasti ei ole reaalsus. Miks see reaalsus ei ole? Seda väga lihtne tõesta, me näeme, et päike liigub teistmoodi kui see, mis seal selles... Kuidas peaks liikuma selle kaardi peale? Ja selle kaardi järgi ta liigub niimoodi, eks ju, aga me näeme, et talvel, meie jaoks talvel ta liigub seal kuskil kaugel vastupidi on see ring, eks ju. Polaarööd ja polaarpäevad, kõik siuksed asjad on ka olemas, on ju? Aga need polaarööd ja päevad, need on kõik Flat Earthi peal nagu ära seletatud, see ei ole mingi küsimus. Küsimus sellest me näeme, et tähed liiguvad teistmoodi, meil on nagu, me näeme 2 seda, inglise keeles on pole star, see on siis nagu põhjanael ja see, mis on nagu all justkui on, eks ju. Et sellise mudeli peal neid asju ära ei saa seletada nagu, sest siin selle peal on näha ainult, miks see põhjanael seal keskel on. Aga seal jutumärkides lõunapoolkeral on ju teine see täpp. Tegelikult ei ole täpp, ta lihtsalt nagu koht, mille ümber kõik pöörleb, seal tegelikult tähte selle koha peal ei ole nagu. See on lihtsalt mitmest tähest koosnev nagu crossi kujuline on see nagu kroksiks nimetatakse seda. Ja selle peal, see on täielik jama, seda väga lihtne ära tõestada, et kõik, kes on elavad või on käinud seal nii-öelda lõunapool, nad näevad, et see ei ole nagu reaalsus. Et see parempoolne siis täielik jama ei ole, aga... Parempoolne mudelina toimib. Sellest on mudel, mis seletab ära, kuidas mingid asjad liiguvad. See parem toimib väga hästi. Kuid paremal on üks väga suur probleem. No. Seda kumerust ei ole. Kumerust ei ole? Ehk siis, kui sa lähed kuskile... Ükskõik kuhu, me näeme lihtsalt liiga kaugele. Kui me vaatame üle mere, üle ookeani, me näeme liiga kaugele. Kas seal ei tule seda mingit optilist illusiooni väidet vastu, et me võime näha küll kaugele, aga seal hakkab mingi optikamäng pihta? No seal põhimõtteliselt hakatakse põhjendama või vabandama
miks me näeme liiga kaugele. Kui sa oled nagu flat maa ja sa näed midagi, sa ei pea põhjendama, miks ma seda näen. See asi on seal, ma lihtsalt näen seda. Nüüd nemad oma palli peal hakkavad põhjendama, miks nad seda näevad. Selles on erinevus. Okay. Aga nüüd oletame isegi, kui oleks see optiline, mis iganes asi, siis vaata lennukid lendavad niimoodi, et ta tõuseb õhku ja kui ta saavutab oma selle altituudi, mille peal ta lendab, siis ta lendab sirgjooneliselt. See ole niimoodi, et ta kogu aeg nagu kompenseerib seda kumerust. Ja see on ka, seda saab kuskilt netist vaadata või ei, kus see nii julgelt ütleb? Muidugi see on elementaarne, kõik ütlevad niimoodi. Aga nende vastuargument on see, need piloodid, need, kes usuvad, et nad on palli peal, eks ju, nemad ütlevad vastu, et gravitatsioon ise tõmbab seda lennukit allapoole. Aga nüüd nali on selles, et allveelaevad ka ei kompenseeri, kui nad allveelaev piltlikult nende jaoks on ju selle ka samuti palli peal lihtsalt oled sa allveelaevaga sõitnud või? Mina ei ole, aga kas sa tead kedagi, kes on või kus sa nagu tead, et need ei kompenseeri? On intervjuud olemas inimestega, kes on töötanud allveelaevade peal, nad ütlevad, nad ei kompenseeri. Okay. Kui sa leiad mulle, siis ma oleks hea meelega sinna kuskil descriptionisse. See on Telegramis isegi tõlgitud artikkel olemas. No super. Telegrami sisse Lapik või Lamemaa allveelaev ja leiad selle artikli üles, aga ma võin pärast saate ka. Jaa, selles mõttes siis on kohe inimestel näha, saavad lugeda, et ei ole ainult meie jutt siin, on ju. Ta on nagu siuke nii-öelda tõestus ka, on ju. Jaa, ma toon veel ühe näite, et mõned aasta tagasi ma käisin Tilgu sadam vist on selle koha nimi. Jaa, seal Rannamõisa juures ja seal on üks saar ja siis üks mu sõber, kes on matemaatika-haridusega, õppis ülikoolis matemaatikat, ütles, et kuule, et lähme mõõdame seda saart. Et tema arvutus välja, et see saar on nii kaugele, kui me paneme kaamera sama kõrgele kui see mikrofon, eks ju, siis seda saart näha ei ole. Läksime sinna, on olemas. Siis küsisin seal mingisuguse tüübi käest, kes nagu usub, et me oleme palli peal, et kuule, et miks me seda seal näeme. Siis ta ütles, et samamoodi, et optiline illusioon, me käisime seda suvel filmimas, ta ütles, et juhul, kui sa nüüd tuled talvel seda filmima, siis seda saart ei ole näha. Ja oli. Muidugi oli, iga ilmaga. Iga kord, kui on piisavalt selge, vihma ei ole, udu ei ole, siis see saar on seal ükskõik mis temperatuuriga. Ma olen ka videost vaadanud, kuidas inimesed lähevad paadiga kuskile San Francisco lahe peale ja siis näevad selle San Franciscot liiga kaugelt. Võib-olla eksin San Francisco, aga täpselt sama mõte ja samamoodi on seda põhjendatud ja samamoodi on tehtud. See sama nii-öelda katse, mis sa praegu mulle just rääkisid, aga lihtsalt kuskil välismaal. Ja see oli 80 kilomeetri kaugusel. Et see on ka minu jaoks selline küsimärk, aga on ka väga palju asju, mis selle flatiga mind heidutavad. Näiteks. Et ongi mingi ajatsoonid ja kogu siuke asi, et kuidas, kui see on flat, siis päike näiteks, kuidas ma ei näe päikest juba kaugelt, kuidas ma ei näe mingit valgusvihtu, kuidas ma ei näe. Sellepärast, et valgus ei levi lõpmatuseni. Aga mingi aja pealt sa peaksid ikka nägema seda, see on sama nagu teatris, vaata, sa näed seda prožektorit, sa näed seda valgusvihtu. Et see teater on 10 korda, ütleme 100 korda suurem kui see, kus sa oled. Oletame, lähed Estonia teatrisse, aga ta ei ole seal mis iganes mingi 300 meetrit lai või 500, vaid ta läheb, oletame Lasnamäeni välja, siis sa seda prožektorit Lasnamäel ei näe. Aga siis kõik distantsid lähevad 300 korda suuremaks, on ju? Ma ei seda aru, mis mõttes 300 korda suuremaks. Kui sa ütlesid, et kui võtta, et mitte ei võtta ainult seda teatrit, et see teater oleks 300 korda suurem, siis ju kogu see skaala läheb 300 korda suuremaks ja midagi ei tohiks muutuda, valgusvihku peaks ikka nägema. Ja. Vaata, siin on see erinevus, et nüüd ametlikult on see päike ülikaugel, 150 miljonit kilomeetrit meist. Nii. Aga nüüd, kui see maa on lapik, siis see päike on üli lähedal, sellepärast sa ei näe. Kui ta oleks tõesti, oletame, et ta on lapik, niimoodi, et päike on 150 miljoni kilomeetri kaugusel, siis sa loomulikult näed seda. Aga kui ta on flat ja päike on nii madalal, ütleme mingi, vahet ei ole, 100 kilomeetrit näiteks, pole oluline, kui palju, siis sa seda ei näe sinna teise flati nurka. Ja sealt tulevadki need ajatsoonid. Okei. Okay. Raske on lihtsalt ette kujutada. Aga ma toon sulle sükse näite, et kujutame ette, oletame, et siin on telliskivi. No nii. Nii, kui ma nüüd panen, oletame, ja nüüd on see maapind on täiesti flat, kui ma panen selle telliskivi 5 kilomeetri kaugusele, siis kas sa näed seda? Ei, kindlasti mitte. Aga miks sa ei näe? Sest ma arvan, et minu silm ei leia mu silm ei näe nii väikest objekti nii kaugel. Jah, aga nüüd, kui sa selle telliskivi peale laod veel 1000 telliskivi ja ehitad
pilvelõhkuja, siis kas sa seda näed 5 kilomeetri kauguselt? jah, kui mingi, kui nii-öelda see kitsakus ei ole probleem, siis näen jah. No oletame, et ta on lai ka. Ja, siis näen, kindlasti näen. Aga seda kõige alumist sa ikkagi ei näe. Seal on 1000 telliskivi, aga seda alumist sa kindlasti näe, teist ka ei näe ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma ei oska kindlasti leida sealt seda ühte telliskivi. Ja, meie silm ei seleta seda ära. Nii, ja mis see point oli, sorry, ma võib-olla kadusin ära. Ei no point on sama, et vaata, et me ei näe päikest ka sellepärast, et need nurgad, nurga all, kus see päike ja valgus levib, ta läheb meie jaoks niivõrd kaugele, et see valgus ei ulatu lihtsalt nii kaugele. Olgu, see mul lihtsalt mul praegu teadmised said otsa, et ma lasen kellelgi, kes seda, kui keegi peaks optikatüüp olema, kes teab nendest asjadest, siis taas kui võib-olla natuke rohkem selle vastu öelda. Ta võib hakata pigem seletama, miks me liiga kaugele näeme. See saar, siis samamoodi me näeme Tallinna teletornist näeb Helsingit ja seal on nii, et me näeme mõnda korstent või nii, vaid see reaalselt näed hooneid. Aga kui sa nüüd arvutad nüüd see, mis nende matemaatika järgi, kui suur on selle palli ümbermõõt ja nii edasi. Peaks ära kaduma juba. Ja nad jälle ütlevad, et mingid õhud saavad kokku, soe ja külm, sellepärast näeme. Ehk siis nad nagu otsivad põhjendusi, miks mingisugused asjad kuskil nagu on. Ja sinu jaoks on vale, et see mina ei pea neid põhjendama. Ta on seal. Okay. Ema peab põhjendama. Mis siis päriselt on, kui mitte kumbki neist ei ole? No siin on erinevad variandid. Võib-olla, ütleme, no idee poolest saaks olla siuke, et need kõik versioonid on. Oletame, et see koht, kus me oleme, on täielik hologramm, arvutimäng, eks ju. Matrix. Jah, eks ju. Siis teoorias saaksid need kõik asjad eksisteerida. Ütleme, need, kes usuvad seda vasakpoolset Flat Earthi, nüüd nendel on ka põhjendus, miks me näeme päikest teistmoodi liikumas kui see, mis nagu reaalsus on nagu. Nüüd nemad ütlevad, et nad ütlevad, et seal peal on kuppel ja siis kupli pealt kuidagi peegeldub päike teistpidi. Ühesõnaga mingi ülisegane teooria, eks nad põhjendavad jälle mingisugust asja, mis meie enda silmad ja tajud ütleb midagi muud. Aga kas sa ise uskusid ka kunagi seda vasakpoolset? Kas sa oled nagu ise nii-öelda evolutsiooni läbinud ja hakanud aru saama, et see on vale? Ma olin alati selles osas väga skeptiline, et ta siuke on. Et ma tegin mitu aasta tagasi siukse video, mille nimi on Lameda maa uudised. Nüüd seal ma ütlesin et on olemas siuke mudel, kus see käib niimoodi ringi, aga ma ütlesin ka, et on võimalik, et on Backmani mudel. Nüüd Backmani mudel on see, mis mina arvan, et reaalselt ongi. Backmani mudel on siuke, et on lihtsalt maakaart, mis maailmakaart, samasugune nagu on geograafia klassis seina peal, siuke nagu ristkülik. Ja siis ongi, et päike tuleb siit ühest äärest liigub teise ja nii pea, kui ta siia jõuab, tuleb uuesti siit uue ringiga. Ehk siis nagu siin otsades on portaalid. Nagu siis mängus või? Jaa, just kui nagu mäng, eks ju, jah. Sest et see mudel toimib ideaalselt, seal ei ole mitte ühtegi probleem seal mudeliga. Ka põhimõtteliselt teooria on, jah? Selles mõttes see ei saa ka, me ei saa öelda, et see ka tõsi on. Ja, aga selles meie ei saagi seda ise ära tõestada. Aga sulle tundub, et see on palju tõenäolisem siis teooria kui kumbki neist. Sest seal ma ei pea põhjendama, miks ma näen liiga kaugele. No seal sa pead põhjendama seda, et mis asi need portaalid on nagu. Mis mõttes portaal? No täpselt, siis ma pean seda põhjendama. Aga nüüd see on ikkagi, see on kõige lähem reaalsusele. Ainus asi, et sa pead justkui aktsepteerima, et on portaalid olemas. Nüüd kas portaalid päriselt on olemas, ma ei tea, ma ei saa seda tõestada, eks ju. Aga nüüd me olemegi sellises kohas, kus meil ei ole võimalik tõestada, milline on. Küll, aga me saame tõestada, et kumerust ei ole. Nii palju, kui kumeruse teste teed, ei ole. Me näeme liiga kaugele. Me rääkisime ennem, sa ütlesid, et see mingi San Francisco näide 80 kilomeetrit. Need on palju suuremaid distantse mõõdetud, kus seda kumerust ei ole. Ja siis, kui ma tegin endale seda nii-öelda YouTube researchi, siis ma sattusin niisugustele videotele küll. Aga samal ajal ma sattusin ka hästi palju, nendele videotele ma sattusin hästi palju, mis ütlesid, et see Flat Earth on kindel saast. See on täiesti mõttetu, seal need distantsid on valed ja kogu teema. Aga ma veel portaali teooriale ma ei ole veel jõudnud peale, see sa oled esimene inimene, kes räägib mulle seda. Ta ongi hästi vähe tuntud see versioon. Isegi nüüd need Flat Earth tüübid enamus ei ole sellest kuulnud. Ja need üksikud, kes on kuulnud, nende jaoks on enamus ütlevad, et see on liiga rets, nagu, et see on jama. Aga siis nagu... portaali tõttu on, et mis see portaal on?
no umbes jaa, et noh, et ei ole nagu võimalik, aga see vasakpoolne ka kindlasti ei ole võimalik. ja seda ma ise julgen ka ja vaadata videote järgi, seal tõesti nii-öelda matemaatikaga ära. Aga sa ei usu matemaatikat ja üldse nagu füüsikat ja asju ka või? Ei, ma usun täielikult seda. Selles suhtes kõik, mida ma saan ise tõestada, võtame füüsika, teeme katse, kui seda katset saab teha, vabalt. Aga kui seda saab teha üli arenenud masinatega, mida sul ei ole? Vaata, siis me jõuame sükksesse kohta, mida me ei saa järgi kontrollida. Kui see masin nüüd ütleb, näed, et nüüd on nii, siis ma pean uskuma seda masinat. Aga kui on see asi, mida ma saan ise nii-öelda testida, näha, katsuda, loomulikult usun. Samamoodi saad teha väga palju asju, mis saad masinatega teha tegelikult ja samamoodi me saame masinatega olla mingis virtuaalreaalsuses. Ja seda sa usud ju, et on olemas internet ja on olemas mingi interface ja mingid valgused tulevad siit välja. Loomulikult, ma saan aru, et see asi on olemas, aga kuidas ta täpselt toimib, sellest ma ei saa aru. Ehk siis see, millest sa aru ei saa, seda sa ei usu? Mis ei tähenda, et ma ütlen, et see on vale, vaid ma küsin, mis see tõestus on ja kui tõestus on mingi teooria, ehk siis mitte tõestus, vaid ma pean uskuma teooriat, siis ma suhtun väga skeptiliselt sellesse. Näiteks, kas sina tunned, et maa pöörleb? Ei tunne. Aga kas usud seda? Kui küsida minult, kas üldse kogu selle asja kohta, siis mina ütlen, et mul on täiesti suva. Ma ei usu, mul ei ole vaja mitte midagi uskuda, sellepärast, et ma tean, et see võib olla üks, teine või kolmas, minu elu ei muuta absoluutselt sellest, kas ta on kerakuup, ma ei tea, ristkülik või mis iganes. Et mul on lihtsalt suva. Ma ei tunne, et see pöörleb, aga ma ei tunne ka, ma tean seda nii-öelda põhjendus on see, et see on kogu aeg konstantne liikumine ja samamoodi, kui sa saad rongis ja rongi pidurda ega ei võeta gaasi, siis ma ka ei tunne seda liikumist. No ikka tunneme ju. No sa tunned seda. Sa tunned seda, et... Aga me tunneme ikkagi, et natuke ta liigub ju. Aga ei tunne ju. Mina ütlen, et ma ei tunne, kui ma istun rahulikult ühe koha peal ja see on konstantne, sõidab kogu aeg, ütleme 100 kilomeetrit tunnis, siis ma ei tunne, et ma läheks kuidagi tagasi või edasi, et ma tunnen ainult seda, kuidas ta tõk-tõk paneb nii-öelda enda rööbaste peal. Aga ma ei tunne seda liikumist otsast, nagu ma autoga võtan gaasi või autoga pidurdan. Ma ütlen 2 asja. Esiteks nüüd enamus inimesed usuvad, et see pöörleb. Kuigi mitte keegi neist ei tunne seda. Jah. Seda meile räägitud. Nad kõik usuvad. Seega see on usk. See on autos mõttes usk, sest mitte keegi meist ei tunne, et ta pöörleb. Jah, põhimõtteliselt sõnadega on õigus. Okay. Nii, nüüd see näide, kus sa ütlesid, et sõidad rongiga ja sa ei tunne. Vaata, siin on see teema, et nad ütlevad, et kuna see asi pöörleb, siis tänu sellele on olemas Coriolis'e efekt, tänu sellele need pendlid seal liiguvad kuskil. Räägi, mis see Coriolis'e efekti asjad ka on? See on nii, kui sa vaatad seda palli seal, et kuna ta pöörleb, siis selle tulemusena ühel poolkeral need tuuled ja mingid tsüklid liiguvad ühtepidi ja seal teisel poolkeral teistpidi ning seda tekitab see pöörlemine, mida meist mitte keegi ei tunne. Vaata, kui nüüd võtta vabanduseks see, et ongi see staatiline liikumine, mida me ei saagi tunda, siis sellisel juhul ei saa need tuuled niimoodi tekkida, nagu nad seal räägivad. Sest mitte keegi ei tunne seda, aga nüüd tuuled järsku tunnevad. Vaata, siin on nagu vastu mööda rääkivus. Kas siin on mingi eluline näide ka tuua, ütleme, et miks see ei ole tõene, et need tuuled niimoodi liiguvad? Vaata, tuuled küll liiguvad niimoodi, eks ju, aga nad ütlevad, et selle põhjustab see maakera enda pöörlemine. Aga mille siis see tuulte liikumine põhjustab? No vaata, me täpselt ei tea, aga on olemas teooriad, mis seda võib selgitada. Okay. Et üks variant on see, et kui päike liigub umbes keskelt läbi, eks ju, ta mingi hetk ta käib seal ülemise selle joone peal ära ja siis käib alumise joone peal, seal on olemas Tropic of Cancer ja Tropic of Capricorn, need on need alumised liinid, kus ta liigub. Jah, ma isegi tean mäletada, kuidas need eesti keeles on, ühesõnaga, et see käib seal sükse vahepeal, eks ju, see päike, et sügis, meie talvel on ta nagu meile kõige kaugemal ja siis ja vastupidi, eks ju, aga kokkuvõttes ta käib umbes keskel, eks ju. Jah, ekvaatoril on, jah. No ekvaatorist üles alla, eks ju, ja siis kui on see pööripäevad või siis ta käib seal keskel, eks ju. Ja nüüd, ehk siis jutupoint on see, et kokkuvõttes see päike käib kogu aeg keskel, lihtsalt vahepeal natuke üleval, vahepeal natuke allpool. Nii, ja nüüd, kui päike sealt tuleb, et ehk siis teooria on olemas, et kogu see värk on ma kohe värsked oma mälu, mul on märk, mida ees, et see on elektriline universum,
on olemas täitsa, teadlased uurivad niisugust teooriat, ehk siis et päike on ka, tal on elektriline laeng ning selle tulemusega, et ta sealt keskelt läbi läheb, ta lükkabki need jõud liikuma. Jõud lükkab liikuma, see on nagu üks teooria, ma ütlen, et see tõsi on, aga lihtsalt mis minu point on see, et see ametlik teooria ei saa olla tõsi, sellepärast, et me ei tunne mitte keegi seda liikumist, aga siis samal ajal see liikumine põhjustab need tuuled käima. See on nagu minu jaoks möödarääkivus. Ja, et meie ei tunne, aga nii-öelda see õhu liikumine tekib. Ja, see on see, mis ütled. Ja vaata, siis nad levitavad veel niisugust teooriat, et kui sa oled Austraalias või ükskõik kus nii-öelda lõunas, et kui sa lased WC-potist vett alla, et siis ta läheb ühtepidi, aga siin põhjas läheb teistpidi. Tegelikult see on nagu vale teooria. Ja see on huvitav, et ma tegelikult, kui ma läksin Austraaliasse aastal 2010, ma ei olnud siis Flat Earthist mitte midagi kuulnud. Ja siis ma tulin lennuki pealt maha, ma läksin sinna vetsu, ma tahtsin esimese asjana näha, kas see vesi läheb teistpidi alla. Ta ei läinud sealt teistpidi alla. Ja ma olen hiljem seda teemat uurinud, see, kuidas see vesi sealt, kust iganes WC või kraaniklausist alla läheb, see on seotud selle poti kujuga või siis mis nurga alt see vesi sinna lükatakse. Ning kui sa natuke uurid, siis ka tegelikult ka teadlased, mõned teadlased ütlevad, et see on tõsi, et läheb teistpidi. Ühtepidi, aga paljud ütlevad, et see on nagu lihtsalt mingi suvaline müüt nagu. Ehk siis potist siis ikka oleneb. Eks ma saan Eestis panna ka teistpidi selle asi pöörlema. Muidugi saad, loomulikult saad. Ma mõtlen, loogiliselt küll. Ja nüüd mõtle veel seda ka, kui see oleks tõesti nii, et kui ma lasen kraanikausist vett alla, et nüüd, kuna ma olen teisel, ütleme seal lõunas, nüüd see läheb teistpidi, siis peaks ju väga suur tuul olema, mida me siin kõik tunneme kogu aeg. Ja kindlasti nii-öelda tavainimese perspektiivist see, mida ongi tavainimene tunneb, selles mõttes sul on mingi point olemas. Aga ma ei tea. Kui me toetuksime ainult oma meeltele ja tajudele, siis mitte keegi ütleks, et me oleme kuskil pöörleva palli peal. Ja muidugi kogu see teooria on meil ette söödetud, sellele ma nõustun täielikult. Ja nüüd mõtle vastupidi, oletame, et kui kõik teavad või vahet ei ole ükskõik, kas nad usuvad vahet ei ole, ütleme, et konsensus on, et ta flat ja liikumatu. Ja kui sa nüüd kujutad ette, et oleks mingid vennad ütleb, no, tegelikult on pall ja kogu aeg pöörleb ka, siis kõik ütled, et peassegi. Jah, nii on. Anju. Aga nüüd ongi see, mis siin nagu toimub, on see, et meil on lapsest saati nagu surutud, või no mitte surutud, vaid ühtepidi surutud, et on pall ja lisaks on öeldud, et need, kes vanasti inimesed olid lollid, et nad olid nagu, nad arvasid maa lame, siis nad olid, mõtle, kui lollid nad olid nagu, ehk siis seda on surutud hästi palju peale ja nüüd inimeste esimene reaktsioon, kui nad keegi kuuleb, et on flat earth nagu, siis esimene reaktsioon automaatselt saate piilik nagu. Ja on küll, jah. Ja, aga miks see on? Selles suhtes kõik me tajume, et ta ei liigu ja me ei ole kunagi kumerust näinud, aga automaatselt saate piilik, kui sa niimoodi arvad. No see debiiliku asi on üldse minu jaoks ma olen väga vastuvõtlik nendele nii-öelda vandenõuteooriatele või skeptikutele, sellepärast, et minu jaoks on lihtsalt huvitav, mida need inimesed mõtlevad, kaasa arvatud sina. Ma lihtsalt, ma tean, et mul endal aju niimoodi ei tööta, aga ma tean, et sul töötab, sina mõtled niimoodi, ma tahan teada, kuidas sinu aju töötab. Ma tahan teada, kuidas sinu mõttekäik on. Mulle see on lihtsalt huvitav. Thanks, et sa räägid, thanks, et sa jagad mulle. Mul on täpselt sama, et kui esimest korda ma kuulsin, et flat earth, siis minu reaktsioon oligi, et räägi mulle veel. No see ongi võib-olla, minu puhul on kindlasti see, et mul on lihtsalt suva. Mind ei huvita nagu. Mul ei ole raiutud see endale sisse, et ma ei ole endale nii-öelda võtnud seda omaks. Et mul on väga hea meel, et sina räägid sellest, et üldse, ja samamoodi, minu arust need, kes on flat eartherid, need ei ütle, et need, kes arvavad, et see on pall, need on debilikud, aga vastupidi see käib. Vastupidi retsilt nagu. Oled tundnud ka nagu päris elus seda viha või mingit, on vastikult ikka, jah. See on nõme, see on ilgelt nõme, siis see on ainult üks idee. Samal ajal nagu samamoodi sa võid nendel tüüpidele, ma võin nendel tüüpidele ütelda, et sa oled ju teinud portaali, sa oled rajanud klubi, sa oled teinud filme, et sa oled nii palju rohkem kui see üks idee, vaata. Ja ütleme, et vaata, ma ilmselgelt midagi nagu teen, et ma ei saa olla päris debiilik. Jah, täpselt, just, et see on nagu ainult üks idee. See on üks idee, mis on teistsugune. Point ongi selles, et nüüd enne ja pärast seda Flat Earthi ma olen käinud välja veel väga palju neid värke nagu, mis ei ole tingimata minu enda ideed, aga ma uurin neid asju ja ma kui midagi huvitavat teada saan, ma seda esitlen, aga nüüd paljudel on täiesti savi nagu, et see Flat Earth ongi ainult flat ja kõik ülejäänud asjad, ta ei kuule ka mitte midagi nagu. Kuigi need mingid uuemad asjad, mis minu jaoks viimaste 2-3 aasta jooksul on tulnud, on täpselt sama huvitavad kui see. Näiteks, mis sul see 3 viimase aasta jooksul kõige huvitavad nii-öelda leiud on olnud? No kindlasti üks põnevamaid on ajaloopettus.
ajaloopettus. jaa, et vaata, enamus inimesed usuvad, et inimkond on siin olnud tuhandeid aastaid, mõned usuvad 10 000, mõned usuvad miljoneid, siis nad usuvad dinosauruseid ja nii edasi ja nii edasi. Mina neid asju ei usu ja põhjus, miks ma ei usu, on see, et tõestusi ei ole, tõendid ei ole selle kohta. Mille kohta siis täpselt, et on olnud nii kaugele neil läinud või? Jaa, et näiteks kui võtta ajalugu, siis kas me räägime nüüd õpikutest, millest me räägime nüüd täpselt? No, kui võtame näiteks keskkooli ajaloo. Nii, keskkooli ajaloo. Nii, siis nad ütlevad, et esimene ajaloolane oli tegelane nimega Herodotos, kes 1000 aastaid tagasi hakkas esimese inimesena siis nagu üles kirjutama ajalugu. Jah, okei. Nii, nüüd sealt Herodotose kaudu on tulnud meie reaalsusesse siuksed nimed nagu Platon, kes iganes, eks ju. Neid on jah päris palju. Kõik Vana-Kreeka kõige retsimad vennad on tulnud läbi selle Herodotose. Kõik on väga fine, eks ju. Aga kui sa hakkad otsima, mis on kõige vanem raamat, mis Herodotos on, või ütleme asitõend, oletame, võtad Wikipedia lahti, võtad Herodotos, siis seal võib olla sadu neid viiteid. See raamat. Ja kui sa nüüd hakkad reaalselt neid läbi vaatama, siis sa näed, et enamus raamatud pärinevad viimasest 20 aastast. Viimasest 20 aastast? Enamus raamatud. Seal on mingi raamat, mis ilmunud aastal 1990 ja seal on kirjas, mis toimus 5000 aastat tagasi. Et see, mille põhjal see mitukümmend aastat tagasi raamat on tehtud, sellest edasi ei lähe mitte midagi. Nii, siis sa võtad selle raamatu, mis ilmus 1990 ja vaatad, kus kohas tema oma info sai. Tema sai raamatu, mis ilmus 1940. Okay. Siis sa võtsid selle raamatu üles. Neid raamatud on kõik üles leitavad tänapäeval, sest et enamus raamatud on olemas siukses kohas nagu archive.org. Enamus, praktiliselt kõik raamatud, vanad raamatud. Kõigil kätt saadavas kohas? Jaa, tasuta archive.org ja internet archive, põhimõtteliselt kõik asjad saab kätte. Nii, okei. Nii, ehk siis meie käes on rohkem infot, kui oli 20 aastat tagasi maailma number 1 uurijatel. Ja nüüd ongi see, et meil ei ole enam vaja mille uurijatel, sorry? Ajaluurijatel? Kõik mille uurijatel. Tänu internetile on kõik asjad olemas. Nii. Meil ei ole vaja enam vahemehi, mida ma pean silmas, mingisugused tüübid, kes on õppinud ajalugu 5 aastat Tartu Ülikoolis näiteks. Et ma küsin tema käest, kuidas oli. Mul on seda vaja. Ma võtan selle Herodotose, vaatab 1940 raamat. Vaatan, kus tema oma info sai. 1890. Kus tema sai? 1870. Kus tema sai? 1850. Ja leiad seda 1850 ülesse, seal ei ole mitte ühtegi viidet. Ja see ongi see lõpp-punkt nii-öelda? Umbes. Mõne asjaga on 1820, mõne asjaga on 1890, ehk siis kõik, võta absoluutselt ükskõik mis ajalooline teema. See piir on kuskil 200 aasta peal. Ongi nii või? Jaa. See kõlab väga huvitavalt. Jaa, siis on olemas mingid raamatud, mis nad ütlevad, see pärineb aastast 1600 nagu, aga see, neil ei ole seda raamatut tihti, neil ei ole kas seda ette näidata, et see raamat tegelikult on, nad ütlevad, see on hävinenud. Või siis nad ütlevad, et nad leidsid selle üles aastal 1890. Okei, aga näiteks Egiptuse kuskil püramiidide sees olevad hieroglüüfid kuskile seintele tehtud, kas see ei... Mis see kas sa arvad, et sa ise ei oskaks neid teha sinna seinte peale või? Ma lihtsalt esitan idee, ma ei tea mitte, mul lihtsalt tuli nagu nii-öelda mingi monument, mis öeldakse, et on kauem olnud kui 1800, mis on olemas meil siin ja siis ja nüüd kui sa hakkad uurima, millal on kõige esimene viide Egiptusest, siis sa avastad, et siuke sõna nagu egiptoloogia pärineb 18. sajandi lõpust, umbes aastast 1790. Ennem seda ei ole mitte ühtegi märget siukse asja kohta nagu Egiptus. Päriselt räägida? Jah, umbes 200 aastat. See piir on circa 200 aastat. Ehk siis, ja siis kui sa hakkad mõtlema, et kus nad tead, et need on mis iganes 1000 aastaid vana, neil ei ole mitte ühtegi tõestust selle kohta. Nii hull. Ja kui me jõudsime Egiptuseni, mis Egiptus tegelikult on, see on lihtsalt lõbustuspark täiskasvanutele. Mitte midagi enamat. Vaata, nad ütlevad, et vaata, me kõik oleme näinud, kas sa oled käinud Egiptuses või? Jaa, olen küll, jah. Eks ju, kui sa vaatad neid püramiide, eks ju, seal postkaardi peal, mõtled, kui rets, et see on kuskil kõrbes. Jaa, seda ma tean, jah. Aga kui keerad teistpidi, siis mingi lind on seal nagu, et see on täpselt nagu Disneyland. Jah, see on kindlasti meelelahutusatraktsioon, 100%. Ja siis kui sa võtad... Nüüdseks, ma ei tea, mis kuna ma ütlen, see ajaloo asi praegu minu jaoks ka, ütleme, esimene kord, kui ma kuulen sellest. See ajaloo, see on nii rets, et aru, ta on jõhker äri. Ei, no muidugi, jah. Ta on jõhker äri, kogu see piirkond elatub sellest turismis, kui see ära võtta on kõik nagu.
ja kui sa seda asja uurid, näiteks võtad Tutankhamon, ka mingisugune kõige põhivaara jah, eks ju, ja kui sa hakkad vaatama, kus kohast need jutud pärinevad, umbes 150 aastat. See on nii crazy, kui see kunagi tuleb officially välja, et see ongi hoax, kogu asi on vale, siis ma mõtlen, et mis juhtub, inimesed saavad aru, et neil on valetatud ja mis siis juhtuma hakkab, kui see on, kogu asi on tõsine. Vaata, point on selles, selle asja saab igaüks ise järgi kontrollida. See ei pea käima 7 aasta ülikoolis. Ja mine arhiivid.org ja mine sinna või lihtsalt hakka vaatama, mille järgi nad ütlevad, et see Tutankhamon on mingi 7000 või mis iganes 1000 aastat vana. Kus sa üldse leiad kogu seda informatsiooni? Et nüüd inimesed saaks ise ka võib-olla otsida, et kus sa leiad alates 9/11 kuni, mis need põhisüksed kohad on nagu? Aastate jooksul on välja kujunenud siis grupp tegelasi umbes nagu mina, kes uurivad neid siis hästi skeptiliselt ja nagu ma ütlesin, et tihti, üldjuhul alati ongi niimoodi, et see mainstream vandenõu teooria on täiesti vale. Kui võtta näiteks 9/11, siis nagu see ametlik teooria on see, et Osama bin Laden kuskilt koopast juhtis need lennukid sinna tornidesse, eks ju. Nüüd nagu see ametlik või siis populaarne vandenõu teooria on see, et George Bushi valitsus tegi seda ise ja tappis need inimesed ära, eks ju. See on see tüüpiline vandenõu teooria. Enne kui me räägime sellest, kus kohast me leiame seda infot, mida me tõmbame kohe jälle siit. Tähendab, ma võin öelda mingid saidid. Jaa, just, et inimesed ise ka, kui kellelgi tekib huvi siin praegu, siis nad saaksid ise ka hakata uurima seda asja. Et ma nimetaks kogu seda asja 2 sõnaga. Autohoax ja meediavõltsing. Okei. Ja vaata, point selles, et see on üli niši teema. Kui võtta maailma kõige retsimad uurijad nagu David Icke või kõige kuulsamad, kõige suuremad A-staar nimed, nendest mitte keegi ei puuduta seda, täiesti 0. Mida nad ei puuduta, sorry? Nad ei puuduta neid ajaloopettust, nad ei puuduta seda, et 9/11-is tegelikult ei olnud lennukeid, et need oli made for TV movie, et need on Hollywoodi produktsioon, eks ju, ja tornid olid seest tühjad, mitte keegi ei saanud surma, keegi ei saanud viga. Ehk siis ma dropsin praegu väga palju asju, aga ühesõnaga suur package tuli alla. Et see on ülipisikene nagu sekt on vale sõna, uurijad siis. Sekt on väga vale sõna. Jah, sorry. Ja nüüd point on selles, et nüüd sekt on väga vale sõna, tõesti, et see ei ole sektiga seotud need asjad, mis sa saad ise järgi kontrollida, igaüks saab järgi kontrollida, kui ta tahab, siis ta võtab väga palju aega. Ehk siis on olemas siuke sait nagu fakeologist.com. Fakeologist.com. Ehk siis nagu otsetõlkes võltsikoloog või? Jah, põhimõtteliselt. Nii, see on siis siuke platvorm, kus seda sorti inimesed käivad koos, kus nad räägivad, seal käivad uurijad koos, seal on hästi palju podcast'e, see on isegi live stream kogu aeg on avatud nagu. Kas see on siis, puudutab hästi paljust erinevaid vandenõu teemasid? Jaa, aga seal ongi nagu hoaxi paljastus siis nagu. Siis on olemas siuke asi nagu Hoaxbusters Call. Hoaxbusters Call, kõik kokku ja .com. Jah, siis on maailma esiskeptik John Le Bon. John Le Bon, B-ga või? Bon, nõrga B-ga, John Le Bon. Tema nüüd on see, kes avastas selle ajaloo võltsingu, et see ongi nüüd kõige huvitavam, et ta on umbes 30-aastane vend, kes lihtsalt uurib asju, uurib nagu esmaseid allikaid ja tema on nagu meie jaoks teadvalt kõige esimene inimene, kes üldse avastas selle ajaloopettuse, et võib-olla on olemas kuskil mingi kinnine, mis iganes salaklubi, kes seda kõike teavad, eks ju. Aga nüüd, mida sa saad internetis reaalselt järgi kontrollida, siis ajaloopettuses kõige ennem avastas John Le Bon ja tema hakkas sellest kõige ennem kirjutama. Ja ma olen avaldanud väga paljud tema tööd. Nüüd tema platvormil on koos kuskil 100 inimest, kes uurivad ka neid teemasid ja vahel me teeme nagu koostööd, uurime ka andmeid ja värke, et ei ole nagu üksi, kes uurib, et see on reaalselt nagu tegelased koos, kes nagu uurivad neid teemasid. Ja vaata, ajaloopettus on nagu suur teema, aga võtame mingi lihtsama asja nagu näiteks Apollo kuumissioonide pettused, eks ju. Et see on nagu ei kõla üldse lihtsam asi, aga jah. Aga seda nagu ta oli nagu kuum vandenõuteooria veel ennem kui 9/11 tuli, selles suhtes, et mina ei uskunud Apollo värki juba 90-ndatel, kui ma olin mingi teismeline. Ja kui just nägid seda juba, jah. Jaa, see kuidagi info juba jõudis minuni ja mõtlesin, kuule, ka maal nad ei ole sellel ajal juba 25 aastat käinud seal kuu peal, ma mõtlesin, mis asja sajad nagu, eks ju. Et mul jäi mõte lõngaks pooleli, et ühesõnaga, et on need... See on nagu väike, sa rääkisid sellest, et ajaloopettus on suur pettus ja nüüd see, kui võtta nüüd mingi väiksem nagu Apollo ja siis siin... Ja, et Apollo on selles suhtes ülinaljakas, et seal on see kuumoodul, millega nad väidetavad selle kuu peale nagu
laskusid, see on tehtud papist. Reaalselt. Kuu peal ei saa papis sellega käia, mida sa räägid? Aga nüüd ma saan jälle viia story juba järgmisesse kohta. Esiteks, kus sa võtad, et kuu peal saab üldse käia? Mis tõestusi meil on, et kuu on füüsiline objekt? Ei, kindlasti ütleme niimoodi, et mul ei ole ühtegi tõestust. Mitte kellelgi teisel ka ei ole. Kas see on kera üldse või? Vaata, ma ütlengi, et meil ei ole ühtegi tõestust, et ta oleks kera. Meie näeme lihtsalt tulukest taevas. Ja ta on kogu aeg täpselt üks külg. Mitte kunagi sa ei näe millimeetriki natuke teise külje peale. See on selline Dark Side of the Moon, mis selle praeguse teooria, mainstream teooria kohaselt on Dark Side of the Moon. No, vaata, seal ongi nüüd see, et seal on nii palju teooriaid, seal on need UFO-fännid. UFO-värk on järgmine hoax, nagu mida tegelikult UFO-taldrikud või need mingid lendad asjad on olemas, aga seal sees ei ole tulnukaid, nagu, see on puhas jama nagu. Mis on üldse tõene? Praegu on täpselt niimoodi, et kõik, mis meil on ette tõdetud, on vale või? Kõik on vale. Ma just räägin, et enamus, ka need vandenõu asjad on puhas vale. Kõik need UFO-fännid usuvad, et on olemas mingisugune breakaway civilization, kes käib salaja seal kuskil kuu peal, on mingisugused tulnukate sõjad ja värgid ja siis on mingid mingisugused kosmoselaevad olemas, saad aru, sellised teooriad, kõik liiguvad ringi. Aga need on kõik paljastatud kui puhas pettus ja need tüübid, kes need teooriad levitavad, need on lihtsalt ärimehed, kes teevad konverentse, müüvad oma raamatuid ja DVD-si. Päris hea äri, jah? Ja sellest pole mitte midagi halba. Päris hea äri. See on väga äri. Ja nüüd ongi need, et nüüd kõige retsimad UFO-mehed, nendest mitte keegi ei taha seda Flat Earthi puutuda. Täiesti null. Nad vaikivad ja ütlevad, et saab peas segi. Oota, miks üldse siis on vaja, miks need välja mõeldakse? Kes need välja mõtleb? Nii-öelda kõik need asjad, mis meile valetatakse. Vaata, kuna mina ei ole nende valede taga, siis ma ei saa öelda, miks nad seda teevad. Miks su arva? No, ütleme, teeme nüüd kõik, kui ma küsin sult niimoodi, siis ma alati küsin su arvamust. Jah, et ma võin öelda oma arvamuse, miks nad näiteks valetavad, et maa on pall ja nii edasi. Ja, mängime seda mängu. Jah, et näiteks enamus inimesed varem või hiljem oma elu jooksul hakkavad mõtisklema, et kes me oleme, kuidas me siia sattusime. Eksistentsiaalsed küsimused. Ja, eksistentsiaalsed küsimused. Kõige fundamentaalsemal tasemel. Kes me oleme, kuidas me siia sattusime, mis koht see on, kaua me siin oleme olnud ja miks me siin oleme. Nii. Nüüd süsteem annab kõik need vastused. Aga siis süsteem ei tea päris vastust või? See on variant, et süsteem ei tea päris vastust. Siin on ka variant, et süsteem teab päris vastust ja ta arvab, et inimesed, et see on liiga rets asi, mida inimestele välja öelda. Aga selle UFO teema, sorry, et ma ära praegu cutin, aga UFO teema pealt siis peab olema ju keegi, kes meid lõi, kui sa räägid seda, et me ei ole pall ja me oleme universumi keskmes, et kuidagi me ju pidime siia saama ja kuidagi me meid pidi siia paigutama, et ikka et mingi UFO siis peab olema ju. Mitte UFO, vaid tulnukas. Ma nimetan kõrgem intelligents, looja. Ta ongi siis põhimõtteliselt ja me ei tea, mis asi see looja on, eks ju. Lihtsalt need, mis puudutab igasuguseid UFO ja tulnuka lugusid, need tüübid on paljastatud kui nagu šarlatan on kõige parem sõna. Mis ei tähenda, et ei ole olemas teist intelligentset elu. Ma ei mõelnud seda. Mida inimesed ütlevad, et nad on kogenud tulnukate inimrööve näiteks, siis seda saab põhjendada ära sünnitrauma hüpoteesiga. Vaata, tulnukate inimrööv on alati selline, et ma olen üksi, oli pime, siis kuidagi tõmmati vägisi, ma ei oli saanud liikuda, eks ju, sa oled mingi suurte silmadega mingid olendid, siis võib-olla minu peal tehti katseid, et see story on kogu üks ja sama. Jaa, sünnitus! See on sünnitus. Ongi sünnitus! Ja kui sa mõtled enamus, näiteks lääne ühiskonnas, enamus lapsed täna tehakse keisrilõikega. Eks nad tiritakse välja oma sellest püha turvakodust. Ja see on täpselt see sünnitrauma hüpotees, millest sellest on räägitud, aga vähe. See on küll praegu, kui sa ütled see, siis ma mingi kõik on täpselt nagu loogiline. Ongi prillidega mees ja nuga ja crazy. Ma siiski arvan, et on olemas need, mida ütleme siis mingid religioonid on nimetanud kui mingid kurjad vaimud või džinnid või sellised asjad, reptiilid, aga nad ei ole füüsilised. Ma ei usu, et füüsilised tulnukad on olemas. Ma ei ole näinud mitte ühtegi tõestust ja ma ei ole näinud kedagi, kellel oleks tõestusi, et tema oleks näinud füüsiliselt. On olemas tegelasi, mingid inimesi, kes väidavad, et tulnukad, ma suhtlen nendega, käin kuskil planeetidel reisimas ja nii edasi.
need on kõik paljastatud kui petturid. okei. Aga kuidas me siia jõudsime, oli see, et süsteem annab kõik vastused. Kaua me siin oleme olnud, miks me siin oleme, kes me oleme, kõik sellised asjad. Teeb nii-öelda inimese elu kergeks, et inimene ei peaks ise mõtlema selle peale. Sellepärast, et vaata, et kui sa ütled, et mitte sina, aga ühesõnaga, kui keegi ütleb, näed, et tegelikult, et see, mida iganes sa praegu usud, et tegelikult see on vale, siis enamus inimesed, nad vajavad, et sa annad neile uue story. Jah, inimene peab millestki uskuma. Ja, tal peab olema see mingi asi, et kui ma võtan talt selle palli ära, ma pean talle andma kohe selle flati või mis iganes vastu ja pean talle seletama kõik asjad ära. Aga vaata, ma ei tea neid asju kõiki, lihtsalt ma saan põhjendada, miks ma teatud asju ei usu ja ma saan näidata, kus seal mingi asi on ilmselge pettus. Ja nüüd, kui mina nüüd selle massi jaoks ei suuda ära põhjendada kõiki nüansse, siis nad ei usu ka sinna. Ja siis läheb tagasi sinna palli peale, sest lihtsalt, et süsteem annab need vastused. Ja selles mõttes süsteemil on mitte midagi halba, sest et see vale on nii-öelda white lie, et vaata, me teeme white lie'si kogu aeg, terve elu, kõiki me teeme varem või hiljem neid. Ehk siis sa usud, et on ikkagi olemas Jumal ja mingi ütleme Jumal, mingi kõrgem intelligents siis on ju, kes siis juhib seda asja siin ja eks siis religioonid ja asjad on põhimõtteliselt tõesed? Kindlasti on olemas looja. Aga ma ei usu, kuidas öelda, need religioonid, näiteks piibel või üldse. See on nagu pigem, see on nagu ka äri, on ju. Ta on ka kontrollimismeetod, sest vaata, enamus religioonid, nendel vähemalt selles kristluses on niimoodi, et kui sa siia sünnid, sa oled pattu teinud. Ehk siis veel ennem, kui sa jõuad kuhugile teadusesse, sind juba süüdistatakse, et sa oled pattu teinud ja kogu aeg sa pead olema väga tubli, muidu sa lähed sinna põrgusse. Et see ei tundu nagu mulle nagu loogiline. Ma üldse ei haaku sellega. Väike laps ei ole pattu teinud. Isegi kui tema hing eelmises elus tegi pattu, siis sa ei saa väiksele lapsele hakata ütlema, sa oled patuna. See on täis lamp nagu. Aga nii hull, mul on peas nii palju mõtteid, sest me paneme siit reaalselt hobusega vahepeal läbi kõikidest nendest teemadest. Aga mis mul praegu tuli jälle meelde, on kui on igal pool, söödetakse meile ette tegelikult neid vihjeid ju. Jaa, vihjeid on väga palju. Kas või see kuumoodul, mis on papist. Et nii, kus see vihe on või mis see... Vaata, kui sa vaatad seda kuumooduli pilti, siis sa näed reaalselt, et see asi on papist tehtud, ta on täiesti lääbakil, seal on veepritsmeid peal, seal ühes kohas on isegi MacGyveri teip, seda on teibiga kokku pandud, siis on mingid suvalised, mingid tolmuimeja torud ja seal on mingisugused need luuavarred on seal ja siis seal on fooliumpaber, seda on sama küpsetuspaber, saad aru. Ja nad ütlevad, nad olid sellega seal, kus iganes mitmesaja 1000 kilomeetri kaugusel, kus oli soo ja nad ütlevad ametlikult, et kuu peal on päikese käes on 170 kraadi pluss ja öösel on -170, nad käisid papist asjaga seal. Nagu, miks nad meile toodavad ette siukseid vihjeid? Ja nüüd ma arvangi, et see on nüüd selle jaoks, et nüüd need üksikud, kes oskavad seda vaadata, oskavad seda läbi näha, nad saavad aru, et see on hoax, et see on nali. See ei pea muretsema mitte ühega asja pärast. Kogu see eksistents on puhas nali kokkuvõttes. Samamoodi nüüd see 9/11, nagu ma ennem ütlesin, et keegi ei saanud surma, keegi ei saanud viga. Kui sa uurid neid, kõik need materjalid, mis 9/11 kohta, seal on niivõrd palju ajuvabadust, ta on lausa humoorikas. Ja täpselt, eks ju. Ja ma arvan, et need asjad, need ei ole nagu lohakusvead nende inimeste poolt, kes selle korraldasid, vaid need on meelega söödetud vead. Sest kui sa võtad kas või selle kuumooduli, nad oleks võinud, neil oli piiramatu eelarve, nad saanuks teha selle kuumooduli kõige retsima ufolaeva, mis iganes asja, nad tegid ta täiesti sita nikerdise, eks ju. Ja ma arvan, et nad tegid sihilikult see sellise. Meelega tahavad, et nii-öelda targemad inimesed ikka saavad aru, et need, kes suudavad ise mõelda, teha järeldusi, et nad saavad sealt läbi vaadata, et kuule, et see on täieg joke. Aga samas süsteem karistab kinda neid, kes mõtlevad teisiti. Ja too näide. No ütleme, võib-olla see on juba ühiskondlik teema, et kui sa ei usu neid, kui sa mõtled teistmoodi, siis sa oled nii-öelda outcast ja see võib-olla siis see on ühiskonna teema. See on ühiskond, see on enesetsensuur. Süsteem ise ei karista, et selles suhtes, et süsteem ei takista minul mitte midagi tegemast. Mul on täiesti vabad käed, ma võin teha absoluutselt kõik, mis ma tahan. Mingid süsteemid ju tegelikult piiravad sind, ütleme, meie Euroopa ja kogu Ameerika, see on nagu siuke mõnus koht, aga kuskil seal ütleme, kui me läheme siit sinna Iraagi ja Iraani ja kogu sinna poole, siis seal on ikkagi ju süsteemid ka piiravad inimeste nii-öelda. Ja, aga seda ei tee maailma valitsejad, vaid see on kohalikud, mis iganes hõimud või liidrid, kes seda teevad. Ehk siis kokkuvõttes on ikkagi enesetsensuur seal. Olgu.
ja et selles suhtes meil on täiesti vabad käed, me elame imelisel ajal, meil ei ole mitte kunagi varem olnud rohkem võimalusi kui praegu. Aga need vihjed, mis on kuskilt, näiteks Simpsonites on juba enne kui Ebolast mingi jutt oli, see oli Ebolast seal vihjed ja on olnud igast mingi Trump sõidab kuskilt ekskavaatorit alla ja kõik siuksed vihjed, mis oli enne juhtunud, kui need üldse päriselus on juhtunud, mis need siis on? Selle termini nimi on sünkromüstisism. Sünkromüstisism? jah, see siis tähendab, siis ma toon näiteid, et enne kui 9/11 ilmus, või toimus 9/11, 9/11 terrorirünnakud, siis ilmus 2 aastat enne seda film Matrix ja seal peategelane Neo, seal on kirjas, et tema pass aegub 11. septembril 2001, eks ju. Ehk siis nagu ajaloo kõige retsim film, mis räägib Matrixist, peategelase pass on 9/11, eks ju. Nüüd tavaline see mainstream vandenõu tüüp, tema usub, et süsteem pani selle vihje sinna meelega sisse, et need filmirežissöörid ja need tüübid olid kõigega kursis ja need inimesi kuidagi programmeeritakse harjuma või hirmutama, mis iganes see story on. Nüüd sünkromüstisism räägib siis sünkroonsusest kõige retsimal tasemel. Samuti on 9/11 vihjeid on Tagasi tuleviku filmis, retsilt, nagu seal on kõik koht 9/11 täis. Sa leiad selle, kõige parem video selle kohta on Back to the Future predicts 9/11. Aga meil on YouTube'is on olemas, jah? Aga eesti keeles on mul olemas selle video artikkel kokkuvõte nagu. Ma ütlen pärast podcasti saada mulle kogu need teema, siis ma panen inimestele, siis inimesed saavad ise vaadata neid, inimesed saavad enda nii-öelda tõe leida sealt või mida iganes. Aga kuidas me selle teeme, et sest mul ei ole kõik meeles, mida me praegu siin rääkisime. Ma saan ise kuulata läbi ja siis sa saad saata ja noh, ma just küsin sult. Saadan kõik, nagu see on jõhker nagu. Ja siis sünkromüstisism räägib sellest, et kui ajaloos toimub midagi suurt, nagu näiteks 9/11, siis selle mõju ulatub nii tulevikku kui minevikku. Nii, et see on juba universumi teema. Jaa, et see on siin nagu kosmiline mingi jõud on siin sees, mis siin toimub. Sama, ma ei usu, et Simpsoni tegev ja need režissöörid, kes iganes, neil anti mingid värgid sinna ette nagu, see tundub nagu täiesti lamp nagu. Ja meil ei ole ühtegi tõestust selle kohta ka, et need oleks ette antud. Aga näiteks me ise kogeme déjà vu'd näiteks. Jaa, tunnen. Et need asjad, see ongi kõik sünkromüstisism. Ehk siis kogu asi, ehk siis see, kus me elame, see ruum, see aeg, see läheb tulevikku ja minevikku vihjete näol. Vihjete või mingisuguse mõju näol. Mõju näol. Ja näiteks minul on, või paljudel on oma lemmik mingi näiteks number või mingisugune kombinatsioon või mingi sõna või mingi laul, eks ju, kui sa seda, oma seda lemmikasja näed või kuuled, eks ju, siis sa tead, et kõik on hästi nagu. See on nagu märk ongi. Jaa, see on nagu märk, eks ju, näiteks ma toon näite, kui ma kandideerisin seal valimistel või mis iganes mingi aeg nagu, siis oli niimoodi, et minu lambist mu kandidaadi number oli 119 ja 2, ehk siis nagu 9/11, eks ju. 1192. Jah, siis lõpuks ma sain hääli 190, aga nüüd siis järgmine päev tuli kuidagi üks hääl juurde, siis kokku oli 191, ehk siis jälle 9/11 kombinatsioon. Nii, minu lemmiknumber on 33, mis on muidu Illuminaati põhinumber. Elu viis see täpselt sellel teele. Jah. Ma näen seda 33 kõikjal, kõik koht on 33 täis ja kui ma seda näen, siis see ütleb, ole mureta. Teeme ära nagu. Sa oled täiesti õiges kohas, sa teed oma asju õieti, jätka. Ära muretse. Näiteks ma sain täna öösel ühe väga ebameeldiva e-maili, mille ma lugesin nagu hommikul, mitte nagu öösel. Aga see tuli täpselt 3:30 minu mailboxi. Ja siis, kui ma nägin, et see tuli 3:30, siis ma vaatasin, tegelikult see ei ole nii ebameeldiv. Et see on elu, see on täiesti lahendav, see on täiesti fine ja kuna see on 3:30, siis see universum ütleb, et kõik on väga okei. See on crazy, ma ei tea, mis mu lemmiknumber on, ma ei tea, ma ei ole osanud vaadata asju niimoodi. Mul ei ole veel siukest, ma ei leia seda sünkroonsust enda elus. Aga sa võib-olla, ka see on, kui sa mõtled kellegist ja siis ta lambist helistab sulle see inimene. Jaa, siukseid asju on küll olnud, jah. Ja vaata, neid ei ole, sa võid mingi ajani võid öelda, et see on kokkusattumus, aga ühel hetkel sa toivad neid on kuidagi liiga palju. Näiteks kui näiteks mul on olnud oma elus, kui ma teen mingi projekti või mingit äri, ma
vaatan, et siin on mingi täielik mingi error selle koha peal ja siis lambist tuleb see inimene mu ellu, kes täpselt selle koha ära täidab. Ja see võib tulla siukse koha peal, kus elu sees sa ei oska seda oodata, sa teinekord vaatad, et see on nii rets koht siin, seda inimest ei ole üldse isegi olemas siin ühiskonnas ja lambist see inimene tuleb ise nagu, ehk siis see tõenäosus, et ma tal lambist üles leian, see on nagu ebareaalne. Aga sünkroonsus, ilus asi. Väga ilus asi. Väga ilus asi. Looja, aitäh loojana. Looja on kõige võimsam. Hullumaja. Kuule, aga mul on paar asja veel. Ja. Epstein. Tappis ära ennast või? Ta oli lihtsalt tegelane teleekraanil, me ei tea tast mitte midagi. Me ei tea mitte midagi tast, jah? No. Miks ta nii üles pumbatud siis on? Mis see põhjus on? Nagu öeldakse, et inimesed vajavad teatrit ja et anna inimestele teatrit ja veidi süüa ja nad on kõigega rahul. Et sul on täitsa suva sellest teemast, jah? Täitsa suva, jah. Ja praegu siin Eestis oli ka Aivar Rehe teema, kogu see panganduse teema on täitsa suva, jah? No vaata, ta otseselt ei mõjuta mind. Kõik siuksed asjad ma võin, teinekord ma uurin neid nagu kui meelelahutus. Aivar Rehega on see, et tema naaber on ühe mu lähedase sõbra tuttav või sõber. Nüüd tema ütles, et kui see Rehe justkui nagu ära tappis ennast, et tema ei ole naaber, ta elab sama tänava peal nagu. Ja siis, et seal ta käis koeraga jalutamas kogu aeg ja see on täiesti ebareaalne, et see surnukeha oleks olnud selles aias mitu päeva. Et nimelt keegi ei näe, jah? Ja, et see jutt haiseb nagu ühesõnaga, et see ei ole päris uudis nagu, või noh, see ei ole reaalsus. Jälle, see on nagu, selles mõttes see on natukene hirmutavam, sest see on nii lähedal. Et see on nagu meil siin kohe ka juhtus siuke asi, et miks ta hirmutavam? Selles mõttes, et siin mulle tundub, et peab enda sõnadega natukene ettevaatlikum olema, sest mis siis, kui ta päriselt tegi seda ja siis, kui keegi pereliige, ma ei tea, see tundub mulle nagu natukene hirmutav, ma ei julge nagu sellest siin koha peal nagu võtta seda kindlat ma ütlen, et mina ei ole seda asja üldse uurinud, ma isegi tean, et siuke inimene olemas oli ennem kui see asi juhtus ja siis ma sain ka mitu päeva hiljem teada, kui inimesed hakkas mulle rääkima, sest vaata mind ei huvita see teema, eks ju, ma ei jälgi üldse Eesti uudiseid. See, mis ma praegu rääkisin, seda rääkis mulle minu sõber, kes suhtles selle inimese naabriga. Davai. See on lihtsalt siuke asi ka, mis just juhtus ja mind huvitas, et huvitav, kas sa oled nagu natukene uurinud selle kohta? Ei, selle kohta ei ole uurinud, aga mille kohta ma olen uurinud, vaata, hiljuti oli seal üks Iraanis kukkus mingi lennuk alla. Jah, Ukraina lennuk on ju. Jah, see on libauudis, seda tegelikult ei olnud. Aga see tundus mulle ka natuke veider just sellel ajal, kus see Iraani kogu see Trumpi case oli, siis mul tundus ka, et kuule, come on, praegu nüüd juhtus siuke asi, et tüübid hakkasid suvalisi lennukeid kuskilt alla laskma siukses olukorras naljad, et mulle ka see, et natukene tundus sketš. Ta tundus sketš, eks ju, aga nüüd ma nagu uurisin ka seda veidi, ma tegin artikli sellest, ühesõnaga seal on null tõestus, et see asi kunagi üldse juhtus. Kõik videod, mis meile esitatud on seal mitte üheski videos ei ole mitte ühtegi lennukit, täpselt samamoodi kui 9/11. Nüüd kõik, mis on aftermath videod ja pildid, kus on need just jutumärkis lennuki rususi on üli vähe, seal on mingi üks tiib on kuskil ja mingi teine tükk ja siis on nagu hästi palju prügi. Mis nendest inimesed, need, kes öeldakse, et mingid inimesed said surma ja nende pered on nüüd, saavad mingi raha kuskilt Ukrainalt, kas see kogu asi on siis etendus või? Täielik teater algust lõpuni. Et seal on niimoodi, kui sa vaatad neid videoid ja pilte, siis sa ei näe mitte kuskil mitte ühtegi hukkunut, sa ei näe 200 istet, see oli lennuk, kus oli umbes 200 istet, seal oli mitte ühte ainsaki istet, mitte ühegi video, mitte ühegi pildi peal, 0. Ehk siis meil ei ole hukkunuid, meil ei ole istmeid ja lennuki videoid ka ei ole. Et on väga sellised ähmased mingis iganes mingisugused sähvatused ja siis on lihtsalt mingi suvaline prügi kuskil. Ja sellest on pilt tehtud. Ja nüüd kui sa võtad nüüd need hukkunud, samal päeval 8. jaanuaril ilmus Kanadas mälestussaade hukkunutest. Ehk siis täpselt see sama päev, kui see asi juhtus ja mälestussaade on 45 minutit pikk. Nendest hukkunutest? Jah. Sama päev? Sama päev. Ehk siis see video oli ilmselgelt varem valmis tehtud. Seda oli 45 minutit pikk telesaade, vaata, kes on vähegi teinud videoid, just. See ei tee neid ühel päeval. Mul on vend on videomaker ja mõtlen 45 on väga pikk movie. Ja sest lisaks seal on olemas hukkunute elulood, pildid. Lõpeta ära, ei ole. Seal on videod hukkunute omaksetega ja seda seal üks tüüp räägib niimoodi, et ma pidin minema oma naise ja lapsel lennujaama vastu, aga nüüd ma pean hoopis matustele minema, et kohutav lugu nagu. Haige teema, ma ei usu, ma ei taha uskuda.
mine Telegrami löö sisse Iraani lennuõnnetus on fake või umbes siuke, ma saadan sulle selle lingi, lavastus. Jah, selle nimi, et Iraani lennuõnnetuse lavastus, keegi ei saanud surma, keegi ei saanud viga, on selle artikli nimi. Mida iganes, ma ei taha uskuda. Ja täpselt nii on, neid asju on varem ka olnud, kriisinäitajad on väga palju kasutatud, et 2012 oli Sandy Hooki kooli tulistamine USAs, kus väidetavalt mingi 25 last keegi mingi hull tappis ära. Seal on samamoodi, need hukkunud laste vanemad annavad intervjuus niimoodi ise naeravad samal ajal. Mis asja, miks selle tehakse, ma ei saa aru, kas see ongi lihtsalt etendus, lihtsalt, et oleks meelelahutus. Jah, see on puhas etendus. Ja nüüd kõikide nende, ja vaata enamus inimesed, kuna nad, see trauma on nii rets, siis nad ei suuda nagu emotsioonide vabalt seda üldse vaadata. Siis nad ei märka siukseid asju, aga kui sa vaatad täiesti neutraalselt, sa näed, see vend naerab, see on nonsense. Ja nüüd sa saadki sinna kanda miljoneid, sadu miljoneid teinekord. Just tegelikult, kui mõtledki, siis poliitiline kasu võib päris suur olla siuksest asjast, kuidas koolid peavad hakkama ostma, ma ei tea, mis asju neile rakendatakse, mingid safety meetmed ja asjad, et see võib tegelikult, see kasu võib seal päris suur olla, kui seda hirmufaktor võtta. Ja vaata, kui sul on vaja kasumi nimel, sul on vaja tõestada, ütleme, jätta muljet, et keegi tappis kellegi ära, siis sul on lihtsam öelda lihtsalt, et keegi tappis kellegi ära, teha mingi film valmis, kui see, et päriselt seal keegi ära tappa. Sul igati pidi lihtsam. Ja muidugi, jah, kindlasti. Samamoodi 9/11. Ma mõtlen, et nii palju inimesi peab selles kambas olema, et kuidas see vale välja ei tule? Kuidas see välja võiks tulla? No ma mõtlen, et kui seal nii palju inimesi on, kes selle asjaga peab olema päris palju inimesi seotud 9/11 planeerimisega. No, aga kes kellele välja räägiks? No ma ei tea, mis... Mõtle korra loogiliselt, kes ei räägiks seda välja? Keegi, kes ei saa sealt piisalt raha, mida ta pidi saama. Aga miks ta ei peaks saama piisavalt raha? No ma ei tea, ma mõtlen, ma tõin lihtsalt, sa küsisid, ma vastasin, et keegi, kes aga neil on piisavalt raha? Jah, neil on maksta. Või siis sa ütlesid, et majad olid tühjad, on ju? Aga kas need ei olnud kogu aeg tühjad olnud, ju? Enamus ajast olid kogu aeg tühjad. Keegi seal töötas, ju? Ei no, seal oli mingi koristaja, seal olid paar strateegilist firmat. Nii. Üleval oli restoran. Ja kui need töötajad asjad välja sealt taeti, nagu sa ütlesid, maja oli tühi, siis... Ma ei ütle, et ainult nagu inimestest tühi, vaid seal ei olnud isegi korruseid. No. Sest vaata, kui need tornid tulid alla, siis sinna ei jäänudki üldse nagu risu alles. Ja siuke tunne nagu 3-kordne maja oleks ära hävitatud. Nii crazy. Aga kui sa ehitad need hooned, on olemas isegi foto sellest, kus päike paistab läbi selle hoone, kui ta veel ehitusjärgus. See on reaalselt 110 korrust, ning seal päris korrusid võib-olla oli 10. Ülejäänud see oli täiesti tühi plokk, saad aru, seal mitte midagi sees. Mõtlemisplaneerimine, mõtlemiscase peab olema, et siukest asja luua. Muidugi. Mis asja? Mul ei jõua kohale nagu. Aga vaata, meie ei opereeri sama leveli peal. Just, need paavad hullu, on ja. Need paavad hullu, tegelikult päris kõva mäng võib olla. Mängid inimestega, mängid rahaga. Kõva teema. Ma arvan, et see on see, kus me lõpetame. Muidu me läheme siin, ma räägin, mul on siuke tunne, et ma võin sinuga rääkida 3-4 tundi siin, aga meil ei ole nii palju aega. Jaa, et ma hea meelega saadan need lingid, eks ju, kindlasti, kui sul on veel küsimusi või me teinekord teha teise osa, eks ju, kui saad detailselt midagi, eks ju. Et mul seda teemat on... Ma kutsun kindlalt tagasi, selles mõttes, et me praegu võtsime põhiasjad ainult, aga ma tean, et sinu podcasti ka kuulanud, sa teed Telegramis podcasti. Ja seal ma olen ka kuulanud, et seal sa rääkisid mingite külaste pangandusest, sa rääkisid väga paljudest asjadest, mis on väga huvitavad siia ka tuua. Teisele nii-öelda seltskonnale ka anda seda informatsiooni edasi. Mis muidu selle podcasti episoodi number on? Millise? See, mis sa praegu tegid? 8. 8 keskelt pooleks on 33. Sa peadki siin olema. Ma tean. Aitäh, et kutsusid. Üli ka. Ja teiega näeme 2 nädala pärast kolmapäeval uuesti. Peace, olge tublid. Ciao.